vaatame kolmandat kirjalõngade hoidmise viisi, mis on kõige ökonoomsem, kuid selle omandamine pole eriti kerge just neil, kes on harjunud kuduma vasaku käe sõrmelt. Selle puhul on kvaliteet ja kiirus mõlemad tagatud, kui see võte selgeks saab. Nüüd alustame kudumisega nii, et üks lõng on üle vasaku käe nimetissõrme ja teise lõngaga teen keeru ümber parema käe väikese sõrme ja võtan selle lõnga siia sõrme peale. Nüüd alustame kudumist nii, et ühte lõnga viskame parema käe sõrmega ja teist haarame sõrmelt. Kui seda kõvasti harjutada, on võimalik saavutada päris korralik kiirus. Ja ka siin võib ikkagi juhtuda, et mul on vaja nüüd kududa näiteks 7 sinist silmust ja ma tahaksin lõnga omavahel siduda. Nüüd ma alustan nii, et ma koon kõigepealt 3 sinist ära ja edasi sidumiseks pistan varda läbi valge silmuse, pistan selle valge lõnga alt läbi. Nüüd viskan parema käe sõrmega sinise lõnga ümber otsa ja toon selle siit läbi. Ja mul ongi see valge lõng juba seotud, et edasi ma saan minna jälle sinisega kududes, ehk siis kududa 3 sinisega. Nüüd jätkan valgega ja siis jälle sinisega. Nii. Ja kui mul on vaja siduda, oletame, et mul oleks vaja nüüd 5 valget kududa ja ma tahaksin seda sinist valge taha siduda, siis oleks minu töö nii. Ma pistan selle varda silmusest läbi, toon sinise lõnga ümber varda otsa, nüüd hakkan nagu valget kuduma, ehk siis võtan valge lõnga juba varda otsa peale ja viin sinise lõnga tagasi ümber otsa ja koon valgega edasi. Ma olen siis sinise lõnga sidunud siia valgete vahele.